Tänapäeval on peaaegu kõigil olemas nutitelefon, kas selleks on iPhone, Android või Windows Phone. Nutitelefonide tulekuga on suudetud nii-öelda ära kaotada teatud tööstusharud. Need vidinad on olnud siin maailmas aastaid, kuid iga-aastaselt oleme muutunud mugavamaks ja nutitelefonid on võtnud üle nende koha. Selles videos vaatame 5 asja, mis nutitelefon on suutnud hävitada läbi aastate. Esimeseks iPodid ja MP3 mängid. See juhtus hetkel, kui telefonid said piisavalt sisemälu, et mahutada ära sinna enda lemmikmuusika. Praegusel hetkel on suurt populaarsus kogumas voogedastust kasutavad muusikarakendused, nagu selleks on Apple Music või Deezer. Tänapäeva inimesed ei ostagi enam laule, mida nad kuulevad, vaid kasutavad selleks voogedastusplatvormi. Loetledes üles need kõik faktorid, saame koheselt aru, miks MP3 mängijad kadusid lihtsalt turult ja sattusid meie kappi tolmu koguma. Kaamerad ja kompaktkaamerad. Tänapäeva telefonidel on suurepärased kaamerad ja osad neist on isegi parema kvaliteediga kui uued digitaalkaamerad. Tõepoolest on olemas väga häid digitaalkaamerad turul, kuid iga-aastaselt tuleb turule veelgi parem telefon, millel on veelgi teravam pilt ja videokvaliteet. See tekitab küsimuse, kas endiselt oleks vaja kaasas kanda eraldiseisvat digitaalkaamerat. Praegusel hetkel professionaalsed peegelkaamerad veel turult ei kao, kuid kaua kulub nendegi väljasuremiseni, et nutitelefon võtaks üle nende koha. Kaardid ehk Google Maps. Tänapäeval on kõigil olemas kiireühendus 4G-sse või Wi-Fi'sse. Seetõttu on väga kiire, lihtne ja mugav võimalus kasutada kaardisüsteemi nutitelefonis. Enam ei pea auto kindlalaekast otsima seda õiget maakonnakaarti, vaid peate lihtsalt avama ühe rakenduse, millel on kujutatud terve maakera kaart. Ühe nupuvajutusega on koheselt teie silme ees marsruut Tallinna ja Tartu vahel ning isegi määratud keskmine ajakuulu. Kuid seda nupuvajutust me vanal paberkaardil teha ju ei saa. Kalkulaatorid. Koolis käies pidite kindlasti kokku puutuma kalkulaatorite ja erinevate arvutamistega. Tänapäeval on nutitelefoni kordades lihtsam kasutada ning need väikesed olevused suudavad sooritada väga kompleksseid võrrandeid ja võrratusi. Kuid enne kui need kalkulaatorid suudaksid koolis kaduda, peaksid õpetajad leidma lahenduse, kuidas limiteerida nutitelefoni kasutust tundide ajal ainult kalkulaatori rakendusele. Aga see näide ei ole mingist ulmemaailmast, vaid vägagi reaalne juhtuma. Lähima 10 või isegi 5 aasta jooksul. Käekellad. Kuigi käekellasid jäädakse kasutama kui aksessuaari ja luksustootena, siis neil pole enam mingit reaalset mõtet. Nüüd on kõigil olemas nutitelefon taskus ning enamus inimesi kasutab just seda seadet, et saada teada kellaaeg. Need olid 5 reaalset näidet, mille oleme matnud tehnoloogia ajaloo prügikasti. Need olid tooted, mida me enam ei kasuta järgmise 10 või isegi 20 aasta jooksul. Nutitelefonid on saanud meie peamiseks ja ainsaks seadmeks. Tänu sellele on mitmed tooted kadunud lihtsalt turult. Lõpuks lähevad need tooted puhkusele ja satuvad meie kappi tolmu koguma. Kui te nautisite seda videot, siis vajutage kindlasti meeldib ja kirjutage kommentaariumisse, mis on teie arvates see seade, mida inimesed enam ei kasuta tänu nutitelefonide tulekule. Aitäh vaatamast ja ilusat päeva!